ärikäik. Tere head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 62. ning seekord läheme oma jutuga rööbastele. Oleme külla kutsunud rongiettevõtte Elron juhi Lauri Petlemi. Tere! Tervist! Lauri, alustuseks ma küsiksin päris otse, kuidas Elronil praegu läheb? Kuidas Elronil mööduv aasta on läinud? Võiks öelda, et praegu võib-olla kõige iseloomustavam sõna on see, et hästi kiirelt läheb. Et meil on väga palju projekte paralleelselt käimas. Alates uute rongide vastuvõtmisest kuni Riia liini avamise ettevalmistuseni, et neid projekte on tõesti hästi palju, millega me praegu paralleelselt tegeleme. Just sellest Riia liinist võib-olla peakski alustama, et sellel on nii palju olnud viimasel ajal sellist ühel hetkel kuulutatakse välja, et varsti juba saab sõita, järgmisel hetkel juba jälle ei saa, et miks ta on kujunenud selliseks keerukamaks, kui algselt planeeritud oli? Siin on mitu põhjust, et võib-olla lühidalt öeldes on see, et kogu see dokumendi majandus on osutunud ikkagi kordades keerukamaks, kui mis me algselt oskasime üldse ette näha, et meil justkui Euroopa Liidus peaks olema küll ühtne turg ja ühtsed reeglid, siis reaalsuses raudteemaailmas on nii, et igas riigis on oma seadusandlus ja need rongid tuleb siis sertifitseerida igas riigis eraldi ja kuna Eestisse 10-11 aastat tagasi hangitud Stadlerid olid siis sertifitseeritud ainult Eesti riigi jaoks, täna sisuliselt me teeme kogu sama protsessi uuesti Läti riigis opereerimise jaoks. Ja see lihtsalt on äärmiselt bürokraatlik ja äärmiselt dokumendimahukas projekt. Aga millal siis seda liini nüüd päriselt oodata võib, et millal see esimene rong reisijatega sõitma hakkab? No päris Elroni rongiga, ütleme siis Tartust Riiga välja sõita, täna julgeks öelda, et järgmisel aastal. Konkreetset kuupäeva oleks hästi ettevaatlik, et me oleme andnud lubadusi, mida me ei ole suutnud kinni pidada ja täna ei julge konkreetset aega välja öelda. Mida ma saan öelda, et meil on kogu see protsess, mis meil on vaja veel läbida ja kogu see dokumentide maht on tänaseks väga selgelt detailselt teada. Ja me teame ka ajakulu, mis maksimaalselt võib kuluda selle kogu protsessi lõpetamiseks. Ehk et ma võiks öelda, et kõige hiljemalt järgmise aasta suve lõpus. Aga me ise täna loodame, et me saame märksa varem alustada. Miks seda liini üldse vaja on? See on praegult on välja käidud, et hommikul läheb üks rong Riiga ja siis tuleb sealt Tartusse tagasi. Et miks seda üldse vaja on, sest iga see reis on aastas maksab 1 miljon. Kas see tasub ennast ära? No ütleme nii, et kui Elron oleks äriettevõte, siis see on selgelt suure miinusega projekt. Aga nagu ühistranspordi korraldus üldse, üldse, et kui rääkida laiemalt, et mis riigi ettevõtete eesmärk võiks olla, siis me peame vaatama laiemat sotsiaalmajanduslikku mõju, eks, ja regionaalpoliitilist mõju samamoodi, et meil siit Tallinnast sageli tundub, et mingid asjad teistmoodi kui Lõuna-Eestist või Tartust koha pealt vaadates, et me ikkagi peame kuulama natuke, mida Lõuna-Eestis, kuidas sellele projektile vaadatakse, mida Tartu linn arvab, et nemad näevad selles väga suurt ikkagi majanduslikku potentsiaali just kogu Lõuna-Eesti regiooni jaoks, ja eelkõige siis just turismi poole pealt. Aga nüüd, kui rääkida sellest konkreetsest reisist ja väljumisaegadest, mis on palju kriitikat saanud, siis ma tahaks öelda, et meie Elronis tahaksime need väljumised panna loomulikult hoopis teistele kellaaegadele, aga meil paraku lihtsalt ei ole võimalik. Meil ei ole vaba veeremit.
See tähendab seda, et kõik rongid, mis meil täna on töös. Ja ainuke võimalus see ühendus sinna tekitada on see rong, mis meil jääb öösel Valka ööbima, et see rong ei jää Valka ööbima, vaid sõidab Riiga, ööbib seal ja hommikul tuleb tagasi ja teenindab jälle Valga-Tallinna liini, nii nagu ta täna sõidab. Et see on põhimõtteliselt nagu ainult praktilistel põhjustel, miks ta sellisel kellaajal on, sest meil lihtsalt ei ole võimalik paremini seda täna korraldada. Aga kas seda on siis üldse vaja selles mõttes, et kui tahad turismireisile minna, läbi Riia sõita, siis sa lähed Riiga, pead seal võtma endale hotellitoa, et seal ööbida, näiteks on järgmisel päeval on lend, et siis see läheb ju hoopis kallimaks ka kliendile. Jah, no küsimus on jällegi, et kuidagi on vaja ka sealt reisilt tagasi saada, et kui Riia lennujaamu silmas pidada, eks, et sel juhul võib-olla see varahommikune väljumine sealt Riiast Tartu suunas võiks ju väga hästi toimida, eks. Et kõik on suhteline, et kust poolt vaadata. Et ma selles mõttes liiga maha võib-olla seda isegi ei mataks seda potentsiaali ja seda tänast kellaaega, et Tartust ta väljub meil kusagil seal 5 paiku ja pealt 8 on ta Riias, eks. Et ma arvan, et õhtul Tartust Riia poole liikumiseks on see täitsa okei. Ja teistpidi Riiast varahommikul Tartu poole tulles on, ta võiks olla võib-olla selline tund-paar hiljem sealt Riiast väljuda, et tänane plaan on ta kusagil seal 5.30, 5.35, et hakkab väljuma, et ideaalis ta võiks olla kuskil 6.30 ja 7.30 vahel võib-olla. Et nii palju võib-olla tahaks seal muuta, aga pigem on just see, et seal võiks olla teine reis kõrval, et mis on siis vastupidi, eks, et Riiast saaks ka õhtul tulema ja vastupidi Tartus saaks ka hommikul Riiga. Aga seda me saame tõesti pakkuda siis, kui meil tekib selleks vaba veeremit. Ja millal see tekib? Ja selleks on omad eeldused. Et siin me ootame pikisilmi, millal Eesti Raudtee saab Tallinn-Tartu elektrifitseerimise valmis, et me saaksime oma uued Škoda rongid panna Tallinn-Tartut teenindama ja sealt saame omakorda siis vabaks tänased diiselrongid, millega meil siis tekib võimalust juba ka teisi suundasid tihendada ja vaadata, mis siis selle Tartu Riiaga teha. Väga hea, et selle uute rongide peale jutt läks, et praegu nad ikkagi, nagu meedias on ka läbi käinud, seisavad puhtalt selle elektrifitseerimistööde taga, et kas need tööd on nagu jõudmas ka millalgi sinna lõpusirgele, et need päriselt need uued rongid hakkaksid teenindama Tallinn-Tartut või on sinna ikka veel pikk maa minna? No esiteks võib-olla selgitaks, et need rongid ei oota pelgalt nüüd, millal taristu valmis saab, et neid ronge samamoodi sertifitseeritakse. Ehk see, mida meie teeme Lätis, tehakse just see sama menetlus, viiakse läbi meie uute Škoda rongidega Eestis. Ja see on samamoodi aastapikkune protsess, nii nagu meil läheb selle Läti rongi autoriseerimisega. Et see on üks, mis täna paralleelselt käib, aga teine on tõesti see, et me ootame, millal Eesti Raudtee siis saab elektrifitseeritud, sest et selleks, et me saaksime neid Škoda ronge lõpuni autoriseerida, on vaja, et see lõik oleks mingis osas vähemalt valmis. Et me saaksime testida seda uue pinge peal, kui täna läheb võib-olla natuke tehniliseks, aga tänased elektrirongid, mis sõidavad aegviiduni, sõidavad 3 kilovoldi see pinge peal ja siis see uus võrk, mis nüüd ehitatakse, tehakse 25 kilovoldi peale. Ehk et meil täna ei ole võimalust testida neid uusi ronge 25 kilovoldi peal. Ja seetõttu see sertifitseerimisprotsess on samamoodi ootel tegelikult selle taristu ehituse taga. Kas te selgitaksite või kas sa selgitaksid palun, mida see sertifitseerimine täpselt tähendab ja miks see võtab nii pikalt aega? No see hõlmab tervet rida erinevaid teste, alates sellest, et kas see rong oma gabariitidelt meie taristule ära mahub, meil on ju täna, võib-olla lihtne näide, et perroonid on ehitatud teatud kõrgusega ja teatud laiusega, et nüüd on küsimus, et kas see veerem sealt perroonide
vahelt täpselt läbi mahub ja kui palju see vahe siis selle perrooni ja rongi vahele jääb, eks. Et seal on teatud nõuded, mis see vahemaa täpselt peab olema. Siis on erinevad, ma ei tea, raadioside ühilduvused, signalisatsiooni ühilduvused, ohutussüsteemide ühilduvused, elektrisüsteemide ühilduvused, kuni selleni välja, et rong peab kiirendama teatud kiiruseni. Need kiiruskatsetused on vaja teha ja nii edasi ja nii edasi, et neid on hästi palju erinevaid teste, mis on vaja läbi viia. Millal Eestis hakkab rong 180 või 200 kilomeetrit tunnis sõitma? 200 kilomeetrit tunnis hakkab siis sõitma, kui Rail Baltic valmis saab. Aga Tallinn-Tartu vahel hakkab rong sõitma 160 kilomeetrit tunnis ja seda juba järgmisel aastal, et Eesti Raudtee on nii välja lubanud. Palju selle ajaliselt sellega võidab? Sellega võidab ikkagi märkimisväärselt, et me ise oleme arvestanud, et uued Škoda rongid ja kui taristu saab viidud 160 kilomeetrile tunnis, siis Ülemiste jaamast Tartu jaama sõidab see rong alla 1,5 tunni. Aga see tähendab, et väikseid peatusi seal enam ei ole, et see on siin me räägime ekspress rongi puhul, jah. Et loomulikult aeglased rongid, mis peatuvad ka väikestes jaamades, need lähevad natuke kauem, aga selle tänase ajaga võrreldes on siin ikkagi tohutu hüpe tuleb. Kui me räägime korra üldiselt Elroni rongidest ja reisijate sellisest tagasisidest, siis päris palju on ka meie kõrvu meie kõrvu jõudnud seda, et päris palju on reisijate tagasisidet, mis on olnud ka kehvemat, et just näiteks selle poole pealt, et kas ei ole istumiskohti piisavalt või et ei ole kõikides rongides piisavalt tualette või midagi sellist, ajad ka, et kas selline, kas kõik see info on teieni ka jõudnud ja kas seda võetakse arvesse siis ka nende uute rongide liinidele jõudmise puhul? Jah, ma võin kinnitada, et kõik need uudised, mida teie loete sotsiaalmeediast või loete Delfist, et kõiki neid uudiseid loeme ka meie. Aga ütleme nii, et mitte ainult uudistest ei saa me tagasisidet, et me tegelikult teeme ka ise teadlikult reisijauuringuid, et sealt me oleme saanud päris konkreetset tagasisidet, et mida oodatakse, eks, aga üleüldiselt, kui rääkida suurematest teemadest, siis ega selle rongi teenuse, ma ei tea, 90% ulatuses ikkagi määrab sobiv sõiduplaan, eks. Et esiteks, et see rong sõidab sellel ajal, kui mul teda vaja on ja teiseks, et ta sõidab nii kiiresti, et mul oleks mingisugune võit autoga võrreldes või bussiga võrreldes. Et kui need 2 tingimust on täidetud, siis ma arvan, et on mingisugune lootus hakata autoga konkureerima. Ja kui me nüüd räägime linnade vahelisest liiklusest, siis loomulikult tulevad erinevad mugavusteemad mängu, et kas mul on kindel istekoht, kas ma saan sealt kohvi osta, kas mul on wifi seal piisava kvaliteediga, et loomulikult me teame ja kõikide nende teemadega me ka jõudumööda tegeleme. Et kui me räägime sõiduplaani arendamisest, siin on meil 2 aastat olnud selgelt nagu probleem, et me ei ole saanud sõiduplaani tihendada, sest meil ei ole olnud ronge. Et see, et Tallinn-Tartu vahel või Tallinn-Narva vahel rongid täis on, me teadsime seda 2 aastat tagasi, aga me ei saa meil lihtsalt ei ole olnud mitte midagi olnud võimalik teha, sest et meil kõik rongid, mis meil on, kõik sõidavad. Ja me ei saa lihtsalt, me isegi kaardistasime ära, et kas kusagilt oleks võimalik rentida või kiirkorras saada kasutatud ronge. Aga kuna jälle siin me jõuame selle sertifitseerimise, autoriseerimise ja ma ei tea, iga raudtee on oma mingisuguste tingimustega, eks, siis lõpuks me jõudsime ikkagi sinna, et me ei saa kuidagi kiiremini, kui see leping, mis meil juba all oli Škodaga, et need rongid siis siia nüüd jõuavad. Et jah, et selle sõiduplaani tihendamisel on olnud kõige suurem takistus puuduv veerem. Aga teiselt poolt on ka see, et kui meil täna oleks võimalik veomahtu selgelt kasvatada, siis meilt ju tellib teenust riik. Ja siin me peame ka selgelt vaatama, et mis on riigil võimalused seda teenust tellida, et
et meie loomulikult paneksime linna lähisse iga 20 minuti tagant rongi käima ja linnade vahel vähemalt iga täistund rongi käima, eks. Et see oleks ju täiesti normaalne ja oodatav teenus. Aga noh, paraku see kõik maksab ja riigil lihtsalt on teatud võimekused. Et meil on pikaajalises strateegias kirjas, et linna lähis me tahame pakkuda 20 minuti taktsõiduplaani ja linnade vahelises liikluses 1 tunni taktsõiduplaani. Et me vaikselt samm-sammult sinna poole liigume, aga me ei saa seda teha üleöö. Et noh, ongi, et ühest küljest on tehnilised küsimused, kas ronge on, ja teisest küljest ka riiklikud rahalised võimekus. Te praegu toote välja siin selle, et tegelikult teil on see soov olemas teha neid aegu juurde, millal saab rongiga sõita. Aga näiteks hiljuti käis läbi see, et järgmiseks aastaks riik võtab teilt 3 miljonit vähem, kui algselt oli planeeritud. Et mis omakorda siis, ma kujutan ette, toob just pigem liinide hõrendamise, et kust see raha ikka nagu muud moodi, et kuhu see raha muidu ikka läheks, et kui liinide juurdesaamisse või töös hoidmisesse, et mida see nagu tegelikult tähendab see, et riik järgmine aasta teile annab vähem ja et kas te tunnete, et see, et teie praegu ütlete siin, et neid aegu te tahaksite juurde, et kas aga sellest näed, riik piisab? ei luba. Et kas te jooksete nii-öelda mõlemad riigiga vastu seina justkui, et see on suured sõnad, aga midagi tegelikult teha ei saa? Ja kui palju see pilet siis kallineb? Nii palju küsimusi korraga, aga noh, ütleme nii, et noh, täna võrreldes selle 2 kuu taguse esialgse infoga, mida me ka samamoodi meedia vahendusel teada saime, et meilt teatud summa raha ära võetakse, on ikkagi päris pikad sammud edasi liikunud, et me oleme saanud ministeeriumiga hästi konkreetselt paika, et mis me järgmise aasta eelarve siis või dotatsiooni maht riigi poolt saab olema ja mis me selle eest siis teha saame. Et me oleme pidanud teatud mahu kasvu mõnevõrra edasi lükkama, aga täna ma julgen küll öelda, et kõik asjad, mis me tegelikult järgmiseks aastaks planeerisime, kõik need asjad me saame ära teha. Lihtsalt me ei saa neid kohe aasta algusest, vaid aasta jooksul hakkavad need parendused toimuma. Nii et see 3 miljonit ikkagi tuleb? Ei tule, et Elron pidi samamoodi kärpima ja suure osa oma kulutustest ja arendustest kas edasi lükkama või üldse ära jätma. Kaasa arvatud meie töötajate palgatõusud, et need on samamoodi külmutatud. Sellele Kaire eelnevale küsimusele, et kas sellest kuidagi piletihinnad saavad ka mõjutatud? No tahaks öelda, et ei saa, aga reaalsus on see, et väga suure tõenäosusega saavad. Aga noh, mida me kindlasti ei tee, on see, et me sellist üleüldist hinnatõusu tõenäoliselt ei tee, küll aga me peame üle vaatama nii-öelda diferentseeritult. Et mida me saame teha, kus me saame nii-öelda seda, noh, ta ei ole nüüd, ma ei saa öelda, et see on dünaamiline hinnastatus, eks, aga rohkem sellist diferentseeritumat hinnastatust tuua, et kas me saame tipptunni väljumistel näiteks hinda panna kõrgemaks, kui on nii-öelda madaltunni väljumiste hinnad ja kuidas me saame inimesi suunata ekspressrongidel sõitma ikkagi nii-öelda linnast linna, mitte tegema neid lühikesi otsasid, eks, et see jällegi vabastaks meil ühest küljest ka istekohtasid ja teisest küljest tooks keskmist pileti tulu selle rongi kohta kõrgemaks. Et selliseid mõtteid me täna oleme mõelnud ja planeerime järgmisel aastal ka mingisuguse realiseerida. Te ütlesite, et palgad külmutatakse. Uudis oli, et 1. jaanuarist võib-olla tuleb raudteelaste streik. Mis on sellest saanud, kas teil käivad läbirääkimised ja mida see üldse tähendab? Ametiühing on niimoodi mõista andnud, et noh, mis on ka täiesti arusaadav, et vaadates viimaste aastate inflatsiooni, siis noh, on ilmselge, et inimesed ootavad palgatõusu. Et mitte kuidagi ei saa vastu väita, et see ei oleks põhjendatud.
aga noh, kui riigil on mingid võimalused, siis täpselt nii suured nad on ja ega me üle oma varju hüpata siin ei saa. Aga mis ametiühing ja kas nad midagi plaanivad, et selle kohta ma kell midagi detailsemalt öelda. Võib-olla saate ka meediast teada nagu seda, et 3 miljonit võeti teil riigi poolt ära. Võib juhtuda jah, aga noh, siin on ikkagi, et ka kollektiivlepingu puhul on teatud kokkulepped ja teatud seadusandlik nii-öelda raamistik, mis ütlevad ette, et millal tekib streikimisõigus ja muud sellised küsimused. Mis on raudteelaste või ütleme selle teie töötajate keskmine palk? No keskmist palka kui sellist on võib-olla nagu, noh, see ei ütle mitte midagi, et me vaatame keskmist palka ikkagi tööperede lõikes, et näiteks vedurijuhtide keskmist palka, klienditeenindajate Okei, räägime nendest, kes tahavad streikima hakata. Mis nende keskmine palk siis on? Vedurijuhtide keskmine palk on täna kusagil 2500 eurot bruto ja klienditeenindajal on seal kuskil 1500 euro ringis bruto. Kus kohast need vedurijuhid tulevad? Kas te ise koolitate neid või, sest meil ju enam seda raudteelaste tehnikumi ei ole ju Eestis? Jah, meil on oma koolituskeskus, oma koolitusluba, et isegi kui Elron kõiki vedurijuhte tööle ei võta, siis see on nii-öelda vaba programm, oma kulu ja kõiredega on võimalik ka tulla vedurijuhiks õppima. Ja mis see maksab? Kui oma kuludes näiteks maksad kinni selle? See on hea küsimus, siiamaani ei ole ühtegi huvilist olnud. ma ei oska seda öelda, et ma tean, mis see oma hind on sellele vedurijuhi koolitamisel. No 2500 ei ole ju väike palk iseenesest ju. Jah, et noh, me tegelikult oleme viimastel aastatel igal aastal vähemalt ühe grupi koolitanud ja see grupp on selline 10-15 inimest, keda me korraga võtame ja neile me oleme ka garanteerinud siis töökoha Elroni. Aga kuidas te garanteerite selle töökoha, et te ise just ennem ütlesite, et ronge ju tegelikult juurde võtta niimoodi päevapealt ei ole, et kas teil siis rongijuhtidel on mingi selline rotatsioon, mis käib iga paari aasta tagant, tuleb uus rongijuht, et ära ei väsiks seal roolis? Kaadrivoolavus on nii suured. No ma ei saaks öelda, et kaadrivoolavus suur on, et meil on täna nimekirjas kusagil 120 vedurijuhti, et see ka kogu aeg meil muutub. Aga noh, see on ka loomulik, et kuskil selline 4-5% igal aastal sealt alt ära kukub, et seda me peame juurde kasvatama, pluss siis arvestama veomahuga, mis meil on. No ja siin tekibki nagu see meie jaoks kõige suurem väljakutse, et vedurijuhi koolitamine alates värbamisest kuni selleni, kui me ta siis saame päriselt liinile lasta, võtab umbes 13 kuud. Ja nüüd, kui me täna teeme plaane 26. aasta alguseks ja siis järgmise aasta sügisel kuskil Vihula keldris otsustatakse, et Elron nii palju raha ei saa, siis meil on terve toatäis vedurijuhte, kellega meil nagu, noh, on väga raske neile tööd välja mõelda. Et siin ongi see, et noh, millest me oleme üritanud ministeeriumiga rääkida, on just selline strateegiline vaade ja pikk vaade, et eriti meie sektoris sellised äkilised muutused reeglina toovad pigem suuremaid kulusid, kui meil siit nagu võita on võimalik. Päris palju on viimastel aastatel käinud läbi ka kahjuks rongidega seotud liiklusõnnetusi, kus siis on jäänud autojuht või keegi on jätnud oma elu nii-öelda sellesse õnnetusse. Et kuidas teie kui ettevõtte sellises olukorras näiteks oma neid samu vedurijuhte nagu kaitsete, et kas ma kujutan ette, et selline asi võib ikkagi jätta oma jälje, et inimene päris homme ei lähe uuesti tööle? Ja, sest rongiõnnetusest ikka ellu ei jääda vist. No on ka selliseid õnnelikke juhuseid olnud, aga on ka mitte jah, nii õnnelikke juhuseid ja nendest mitteõnnelikest juhustest on valdav osa ikkagi neid, kes on ise nii otsustanud.
et paraku selliseid asju tuleb vedurijuhi elus ette ja me oleme siin omalt poolt toetamas neid psühholoogi toega ja anname neile ka vabu päevi peale seda sellist sündmust, et noh, see on igati arusaadav ja loogiline, et see oma märgi kindlasti jätab. kas Elron saaks ise ka veel midagi teha, et sellist asja nagu ennetada või saaks riik siin midagi teha? No riik saab teha nii palju, et anda Eesti Raudteele raha, et Eesti Raudtee saaks ülekäigud ja ülesõidud 2 tasandisse viia. See on kindlasti see, mis ohutuse viiks hoopis teisele tasandile. Aga noh, teisest küljest on ka lihtsamaid asju, eks. Ülekäikudel samamoodi nagu ülesõitudel tõkkepuud, eks. Ülekäikudes võiks samamoodi olla väravad või tõkkepuud, jalgrattur või see tõuksiga sõitja või kas või jalakäija, eks, et tal oleks ka füüsiliselt mingisugune piire, et kui sul on seal kõrvaklapid peas, et noh, inimene lihtsalt ei vaata, mis ümberringi toimub ja ei pane tähele. Füüsiline tõke, noh siis on tõenäosus, et ta valel ajal sinna raudtee peale astub kindlasti oluliselt madalam. Tuleme korra nende praegu töös olevate liinide juurde ja need, mis praegu inimesi teenindavad. Üldiselt rääkides, kui palju on rongide täituvus sellel aastal olnud, et kas see on olnud ootuspärane või on inimesed pigem jätnud rongi selliseks teiseks võimaluseks bussi kõrval? Sellel aastal on meil väga hästi toiminud lääne suund ehk et siis Tallinn-Keila, Paldiski ja Turba suund. Et seal on meil reisijate arv kuskil 20% kasvanud aastaga, mis on ka igati loogiline, et me oleme sellel aastal pakkunud paremat sõiduplaani, kui ta varasemalt oli. Meil ei ole olnud seal selliseid remonte, katkestusi nagu eelnevatel aastatel on olnud, et kui on stabiilne sõiduplaan, inimene ei pea liiga palju mõtlema, millal see rong sealt väljub, eks, et ta läheb perroonile ja ta teab, et järgmise 20 minuti jooksul see rong kindlasti tuleb, siis see barjäär rongi kasutada on väiksem ja seda me täna näeme selgelt seal lääne suunal, et see toimib. Aga kus meil ja veel, kus meil on kasv on sellel aastal olnud, on Tallinn-Narva suund. Et seal samamoodi on reisijate arv kasvanud eelmise aastaga võrreldes. Edela suund ehk et Tallinn-Viljandi on pigem samas kohas, kus ta oli eelmisel aastal ja kõige problemaatilisem koht on meil Tallinn-Tartu, mis on ka täiesti arusaadav, et seal on remonttööd, vahepeal üle nädala on meil teisipäevast neljapäevani asendusbussid Tallinn-Tammsalu vahel, Tapa-Tartu vahel, siis vahepeal oli Tammsalu-Tartu vahel, siis jälle Jõgeva-Tartu vahel, et see kindlasti muudab selle reisija ettevaatlikuks ja kui sul pead seal mingisugust ebamugavusi taluma ja lisaks sa veel ei tea, kas sa istuma ka saad, siis ega ju on täiesti arusaadav, et miks eelistatakse muid liikumisviise. Aga see on ka paratamatu. Päriselt tahame seda raudtee kiiruseid tõsta ja kvaliteeti parandada, siis see tuleb see aeglaselt üle elada. Kas see Tallinn-Tartu liini väike täituvus tuleneb ainult sellest remondist, mis tee peale jääb? Pigem ma ütleks küll, sest et me näeme, et madal täituvus on just nendel päevadel, kus on nii-öelda selle vahepeal on vaja bussi ümber istuda. Et tegelikult, kui me vaatame nii-öelda normaalseid päevasid ja normaalsete päeva, kui just siis seda tippaega, eks, et reedet, pühapäeva, esmaspäeva, siis seal on ikkagi pigem see ülerahvastatuse probleem. Et selge see, et nii kaua, kui see teema meedias ei vaibu, nii kaua on meil väga raske oodata, et seal reisijate arv kasvaks. Ja siin me ikkagi juba väga tahaks juba need uued rongid sinna käima panna, et päriselt, et me omalt poolt me väga oleks tahtnud seda probleemi lahendada juba 2 aastat tagasi. Et siin me kindlasti väga ootame selle järgi, et raudtee saab valmis ja need uued rongid lõpuks liinile tulevad, et meil on järgmise aasta sügisest plaanitud Tallinn-Tartu vahele 4 väljumist lisaks.
Ma lähen korra selle sertifitseerimise juurde tagasi, et kas sa selgitaksid seda, et kui te ostate need uued rongid ja siis hakata sertifitseerimise käigus hakata siis mõõtma, kas need mahuvad, kas need on siis mingis standardmõõdus need rongid või kas te ei saa seda nagu meile juba vastavatele tingimustele neid tellida? Nad ongi tellitud vastavalt meie taristu nõuetele, aga noh, see autoriseerimise protsess näeb ette, et neid ka päriselt siis kontrollitakse, et vastavad sellele, mida sai tellitud. Ma tuleks tagasi korra selle juurde, et paneme nii-öelda silmad kinni ja oletame, et varsti on need uued rongid liinidel ja veavad inimesi. Need rongid, mis sellest vabanevad, kas need hakkavad siis lihtsalt seda olemasolevaid liine nagu tihendama, et saakski tekitada nii-öelda paremaid sõiduaegu või on planeeritud ka mingi uus suund kuhugi välja arendada? Ja Haapsalu on meil ju vaeslapse osas. Jah, Haapsalu jaoks on meil rongid olemas, et ainult rööpad oleks vaja maha panna. Et need uued 16 Škoda rongi, mis sai hangitud, ongi hangitud selle perspektiiviga, et oleks võimalik ka Haapsalu liin avada. Aga küsimuse esimese poole juurde, et need diiselrongid, mis vabanevad, et jah, nendega ongi plaanitud eelkõige esimeses järjekorras just Tallinn-Narva suunda täiendada ja lisaks ka Tallinn-Rapla, Tallinn-Viljandi suunda. Ja see kõik on plaanitud järgmise aasta sügises. Tuleme korra sellise teema juurde, et Elron kuulutas mõni aeg tagasi siin välja ühe hanke, mis on siis seotud toitlustajatega rongis. Mitte siis konkreetselt päris inimestega, kes asju müüvad, vaid pigem masinad, kes müüvad kuumi jooke ja näksi. Et see läks nüüd vett vedama, et mis sellega edasi saab, millal tuleb uus hange? No, ütleme nii, et päris vett vedama ei läinud, et me saime väga hea kogemuse sealt ja meil on täna üks rong valmis ehitatud sellisena, et meil on see mööbel seal sees, meil on see kohvik täna füüsiliselt eksisteerib. Et ise käisin sealt paar nädalat tagasi, vaatasin, kas kohvi tuleb või ei tule. Kas see on selline iseteeninduskohvik või seal on ikkagi inimene? See on iseteeninduskohvik, et seal on selline külmik, mis avaneb siis, kui sa oled ära maksnud, et saad sealt oma võileiva kätte ja teisel pool on siis kohvimasinad, kus mulle sobiva joogi valida. Et täna ongi see, et meil on nii-öelda see prototüüp valmis ja nüüd me plaanime aasta alguses siis uue hankega välja minna, et saada sinna siis hea operaator ja tahaks saada ikkagi sellist kvaliteeti. Et see on sama nagu iga uue toote lansseerimisega, et alguses kohe selle kvaliteedi natuke nagu kihva keerad, siis pärast seda parandada on raske, aga siin on jällegi, kuna me oleme riigi ettevõte, siis me räägime riigihankest ja proovida siis neid hanke tingimusi selliselt seada, et see kvaliteet oleks esikohal ja hind teisel kohal on sageli hästi keeruline või praktikas ongi hästi keeruline. Aga täna ma pigem olen väga optimistlik, et nähes seda, mis seal võimalused on, siis ma usun, et sellest tuleb väga, väga hea asi. Kes võitis selle hanke ja kas te olete nende võileibu juba ise proovinud ka, et on nad ikka... Eelmise hanke võitis meil Sanitex Estonia, et nendel on täna ka erinevaid sellised iseteeninduskioske üle linna erineval. Aga et selle konkreetse hanke me tühistasime, sest et me ju ei saanud neid ronge liinile sellel ajal, kui need pidid minema. Siin oligi põhiteema see raudtee ehitus. See algselt pidi valmis saama tegelikult selle aasta alguseks. Kas ühel heal päeval saavad... järgmise aasta alguseks. Et kas ühel heal päeval saavad kõik rongid endale puhveti või see on pigem selliste pikemate liinide perspektiiv? Kõigepealt tahaks ära testida, et kuidas see seal Tallinna ja Tartu vahel uutes rongides toimima hakkab. Et ma ei näe mingit takistust, miks ta ei võiks igal pool olla. Et kui ta toimib ja sellest on rohkem tulu kui probleeme,
siis mulle küll meeldiks, kui ma saaks ka Raasikult Balti jaama sõites kohvi osta. Aga siit mu järgmine küsimus, et ma ise, kes sõidab ka päris, ma ütleks pigem tihti rongiga, ma lihtsalt visuaalselt ei suuda ette kujutada, et kuhu seal see ruum tekitati, et see kohvik sinna luua, et Sest isegi inimeste, sõitjate jaoks on ju ruumi vähe. jah, et kas varsti ma pean oma selja toetama toolide otsasaamise korral vastu seda kohvikappi, et sinna ära mahtuda, et tuli see toolide asemelt. Või panete eraldi veduri sinna, kohviku veduri. Seda on kõige parem tulla vaatama oma silmaga, et me plaanime selle esimese nii-öelda lõpuni valmis ehitatud rongi kõigile vaatamiseks tuua Balti jaama täna ütleks jaanuaris. Et siis me plaanime kindlasti teha sellise tutvustusürituse, et näidata, millised need rongid siis füüsiliselt on, kuidas seal see kohvik on lahendatud, kui palju sinna jalgrattaid sisse mahub ja mitu vetsu seal on, et kõik need küsimused saab tulla koha peal vaatama. Aga nüüd istekohtade teema, et meie täna nägemus, kuidas seda probleemi adresseerida, on see, et me tahame panna rohkem väljumisi Tallinna ja Tartu vahele ja Tallinna ja Narva vahele. Täna see probleem on. Ja vajadusel on meil alati võimalik ka ronge üksteisele haakesse panna, sellega kohtasid juurde tekitada. Et seda me täna teeme juba nende Stadleritega, et ongi siin reedel läheb meil 3+2 ehk siis 3-vaguline pluss 2-vaguniline ja kohati isegi 4-vaguniline pluss 2-vaguniline kokku haagitud. See on meie võimalus istekohtasid juurde tekitada. Aga jällegi, et kuna täna on see nii-öelda rongide arvalt piiratud, siis see on maksimaalselt rakendatud. Aga meil tuleb nüüd 16 uut rongi, 16 rongi juurde ja sellega see võimalus läheb tuntuvalt suuremaks. Hiljuti oli siin Balti jaam oli remontide tõttu oli lühiajaliselt suletud. Milline on seis Elroni taristu remontidega, et kas suurem osa on möödas või suurem osa on alles ees ja kus need peamised järgmised kohad on? No, mulle tundub, et see vist ei saa kunagi otsa nagu ühest otsast laguneb. Paraku see nii kipub olema jah, et tahaks juba loota, et kõik on valmis ja siis järgmisel hetkel tuleb mingi uus üllatus, et jälle on vaja kuskilt midagi kaevama hakata, et tegelikult see Balti jaama sulgemine, mis sel aastal oli ju Tallinna linna poolt hoopis esile kutsutud, et nemad lahendasid oma Paldiski maantee jalakäijate tunneli probleemi, eks. Et me teame, et sarnane probleem on meil Endla tunneliga. Et seal samamoodi Tallinna linn plaanib mingisuguseid ehitusi, arendusi, et ühel hetkel tuleb ka see. Aga mis meid võib-olla kõige rohkem ikkagi mõjutab, on see täna, mis toimub Tallinna-Tartu vahel, ehk et see kiiruste tõstmine ja elektrifitseerimine. Et sellega Eesti Raudtee on lubanud lõpule jõuda järgmise aasta septembriks. Peale seda kohe me tahame uued rongid liinile panna. Aga siis sellele järgneb Tapa-Narva suuna elektrifitseerimine. Et seal on natuke vähem töid Eesti Raudtee sõnul, et seal ei ole õgvendusi, ehk et raudtee nii-öelda kurvide sirgemaks tõmbamist, vaid puhas elektrifitseerimist. See on natuke lihtsam ja ei sea nii palju piiranguid võib-olla rongiliiklusele. Aga ma ütleks, et siin järgmine aasta kindlasti on päris keeruline see Tartu ja ülejärgmine aasta siis saab näha, et kuidas Narva suund mõjutama. Kuidas te sellel aastal olete tunnetanud oma konkurentsi bussifirmadega, et bussifirmad toovad nii-öelda liine juurde, toovad endale busse juurde, et neil on lihtsam buss hankida kui teil rong, et just selle Riia mõttes ka, et kas tunnetate, et bussid hakkavad nii-öelda taseme poolest eest ära minema või ikkagi tunnete, et te olete võrdväärne alternatiiv?
ja bussid ju pääsevad ka sinna, kuhu rong ei pääse. No sageli on ka vastupidi, et kui me võtame nüüd eraettevõtjast bussioperaatori, eks siis noh, mina nende asemel sõidaksin ainult linnade vahel, eks. Noh, kui me täna vaatame, kus nad sõidavad, siis nad sõidavadki linnade vahel. Seal, kus on suurem hulk maksvaid reisijaid, eks. Et Elron täna teenindab ka palju selliseid kohtasid, kus need reisijaid nii palju ei ole ja kuhu ükski eraoperaator mitte kunagi ei sõidaks. Aga kui päris aus olla, siis me liiga palju ei mõtle selle peale, et mis nemad teevad, et me keskendume ikkagi oma asjale ja proovime oma teenust võimalikult heaks teha. Et me teame asju, mida me peaksime paremaks tegema ja me proovime neid võimaluste piires teha. Et noh, jällegi näiteks seesama Wi-Fi temaatika, eks, et meil lihtsalt ei ole võimalik minna ise neid mobiilimaste sinna raudteekoridori paigaldama, et seda Wi-Fit ja mobiililevi rongis paremaks saada, eks, aga omalt poolt, mida me saame teha, on need seadmed, mis on rongidel, et need võimalikult heaks teha. Selle aasta lõpuks meil ongi kõik ruuterid on vahetatud, me oleme lisaks veel teinud testi Starlinkiga ja vaadanud, et kui palju see siis olukorda paremaks teeks. Et võimalusi on ja noh, võimaluste piires me neid asju ka teeme, aga jällegi siin tuleb, kuna me oleme paljuski sõltume riigi rahakotist, siis noh, kõiki asju lihtsalt ei ole võimalik teha, mida me tegelikult tahaksime. Ja meelega paneks need Starlinkid kõikidele rongidele peale, aga siin, kui meil on valida, et kas panna täiendavad väljumised Tallinna ja Tartu vahele või panna Starlinkid rongide peale, siis noh, me ikkagi eelistame seda sõiduplaani tihendamist ja nii-öelda seda esmast teenuse defineerijat paremaks teha. Aga kuidas te üldse nagu või kuidas sa iseloomustaksid firma suhet omanikuga, kui see näide just, et sa lugesid ka meediast, et 3 miljonit võetakse ära, et sulle isegi ei teatatud seda. Et mis tunnet see nagu tekitab siuke asi? No ütleme nii, et vastakaid tundeid, et eraettevõttest tulnuna on hästi raske harjuda sellega, et sa ei saa nagu oma strateegiat ellu viia. Ja ootused ja nõuded on ju kõrged kõigil. No just jah, et ma ei tea, kas tõesti inimesed lugedes meediat, sest sageli nagu tundub, et inimesed eeldavad, et Elronis töötavad mingisugused mühakad, kes ei tahagi asja paremaks teha, eks. Et ma kuidagi tahaks seda öelda ikkagi, et me teeme absoluutselt nii palju, kui on vähegi võimalik. Me päriselt ka tahame pakkuda parimat reisikogemust ja parimat võimalikku teenust. Aga mingeid asju me lihtsalt ise ei saa teha. Ja noh, siin tulebki mängu tegelikult see sama pikk plaan. Et meil peab olema pikk plaan ja tegelikult ka ühistranspordi arendamisel peab olema pikk plaan, et sellest üksinda ei piisa, et Elronil on oma strateegia, et see strateegia võiks olla ka siis riigieelarvesse riigieelarve strateegiasse edasi kantud, et noh, me teame täna väga detailselt, mida me tahame teha kuni aastani 2030 ja palju meil selleks riigi käest raha on vaja. Ja meie strateegia on üles ehitatud siis riikliku arengukava eesmärkidest tulenevalt. Riigil on selline arengukava nagu transpordi ja liikuvuse arengukava aastani 2035. Seal on konkreetsed eesmärgid, et palju tahetakse, et raudteel oleks reisijaid ja kui palju siis nii-öelda transpordisektoris peaks CO2 vähendama tänasega võrreldes. Meie strateegia lähtub nendest ootust. Me oleme pannud selle just nende ambitsioonide saavutamiseks kokku. Ja kui veel omaniku ootustest rääkida, siis omaniku ootustena on meil defineeritud, et me peaksime seda tegema võimalikult efektiivselt
et ka see on üks meie strateegiline ambitsioon ja meil on konkreetne mõõdik, millega me jälgime siis, et kuidas me seda efektiivsust nii-öelda paremaks saaksime teha ja millega me seda eesmärgistame. Et ma ütleks, et me omalt poolt oleme ikkagi nagu sellise pika plaani ja visiooni väga selgelt teinud ja ka omanikuni viinud, aga noh, ma ei tea siis, et eks see on kuidagi nagu ka ministeeriumis on omad mingisugused keerukused ja takistused, et miks nad ei saa siis sealt omalt poolt sellist pikka ühistranspordi plaani lukku panna ja sellele ka siis rahastust taotleda. Et noh, ma näen, et sealt ka see tahe on kindlasti olemas, aga ju seal on siis omad põhjused, miks seda ei ole olnud võimalik teha. Ma hüppaks korra tagasi selle Starlinki teema juurde, et ma saan aru, et teil praegu on käinud katsetused, et see justkui võiks lahendada selle mingitel hetkedel rongis interneti kadumise ära, et kas nende tulemuste põhjal võiks öelda, et kui kõikidel rongidel oleks see Starlinki ühendus, et siis see probleem oleks kadunud? Jah, suures osas küll, et Starlinkiga on omad probleemid, et Starlink ei tööta piiri ääres ja Starlink ei tööta siis, kui on mingi füüsiline objekt tal ju antenni ja siis satelliidi vahel, et sealt teatud katkestused tulevad, mis tähendab seda, et meil ei ole võimalik vahetada mobiilsidet Starlinki vastu üksinda, vaid me peame jätma ka mobiilside ja Starlinki nii-öelda lisaks panema. Ja see omakorda tähendab seda, et need kulud, mis meil täna on mobiilsidele ja läbi selle wifi tekitamisele, need kulud tänasega võrreldes kasvaksid 2 kui mitte 3 korda. Ja see on probleem, et me lihtsalt ei ole selleks vahendeid, eks tekib ka küsimus, et kui palju me tahame päriselt maksumaksja raha investeerida selleks, et see on nagu veel mõistlik. Aga kui palju see seadeldiste ühendamine ja see maksma läheb, et kui 2-kordselt kordistuks see nii-öelda ülalpidamine, siis sellise terve nii-öelda rongipargi see Starlinkiga ühendamine, et kui palju see maksma läheks? Ma jään vastuse võlgu, ma peast ei julge öelda, et me kaardistasime mälu järgi need linnade vahelised liinid eelkõige, Tallinn, Viljandi, Tallinn, Tartu, Narva, et nendele rongidele panna. Minu mälu järgi see suurusjärk oli kuskil 250 000, mis sel juhul oleks investeering. Aga kui me räägime siin kogu rongipargi varustamisest, korrutada 2 pluss siis iga-aastased ülalpidamiskulud. Iga seadme teenustada. Tuleme korra tagasi selle bussifirmade juurde. Te ütlesite, et teie otseselt ei mõtle selle peale. Nemad tundub, et mõtlevad sellepärast, et päris palju on kostnud pahameelt bussifirmade poolt, et justkui Elronile ja raudtee arendamisesse siis suunatakse rohkem raha kui bussiliinide arendamisesse. Kuidas teie seda kommenteerite? Kas te tunnete, et vaadatakse tänavalt teile kuidagi alt kulmu, kui tuleb mõni bussiettevõtte juht vastu? Ei, me Ingmar Roosiga saame väga hästi läbi, kui me omavahel suhtleme, et eks neil on omad mured ja strateegilised ambitsioonid ja meil on omad, et noh, selge see, et neile ei meeldi, et rong hakkab sõitma 1,5 tunniga Ülemistelt Tartusse ja rongis on märksa rohkem õhku ja inimestele lähe süda pahaks, kui nad raamatut loevad või arvutiga tööd teevad, eks. Et loomulikult nendele on see suur äririsk ja selge see, et nad üritavad kuidagi siis ennast selles positsioonis kaitsta, eks. Millal sa ise viimati rongiga sõitsid? Ma sõidan rongiga... Ja ma ei räägi testsõitu, mis sa Elroniga teed, on ju, vaid päriselt oma eraeluliselt näiteks. Ma sõitsin rongiga eelmisel nädalal, ma ei mäleta, mis päeval see oli ja nüüd ma tean, et ma sõidan rongiga jälle reedel. Kuhu sa sõidad ja miks sa sõidad rongiga? Et ma tulen reede õhtul siis Tallinnasse ja lähen viimase rongiga pärast.
Kas nende poolest. ise päriselt sõitmistega oled sa nagu avastanud ka, et mingi asi jääb nagu hinge kriipima selles rongis nagu reisijana olemisena, et või on ikkagi see, et Otto on selles mõttes nagu roosad prillid ees, et oi küll, kõik on ikka hästi ja nii pole veel paremat sõitu mul olnud? No pigem on vastupidi, et see professionaalne kretinism lööb ikka välja, et vaatad, kus mida saaks paremini teha, kas see rongi põrand on ikka puhas või ei ole, eks, et ja kas häälteavitused tulevad õigel ajal ja sõiduplaan, mis seal ekraanis on, jookseb korrektne, eks, et neid asju ikkagi kogu aeg vaatad, aga reaalsus on tegelikult see, et meil on aastas üle 70 000 väljumise ja nendest probleemseid on ainult käputäis. Millised on probleemsed? Mis suunad? No ma ei saaks öelda, et mingi konkreet, täna me teame, et see kõige suurem probleem on, eks ju, 2 probleemi, et esiteks see, mis tuleneb sellest ümberistumistest bussi vahepeal ja teine on siis see, et ei saa istuma. Et need on probleemid 1 ja 2. Aga ikka tuleb ette mingisuguseid, ma ei tea, juhtumeid, eks, et tuleb meelde viimane juhtum Kaareperest, kus kaubarong läks rikki, Elroni rong läbi ei saa, 2 meie rongi kuskil metsa vahel kinni, meil on vedurijuht ja klienditeenindaja, siis 2 rongi peale 4 inimest ja nad peavad hakkama saama 600 reisijaga. Ja proovi siis seal olukorras nagu kõigile infot jagada, kõigile konkreetseid juhiseid anda, eks, et ongi keeruline olukord. Ja samal ajal, kui sa veel täpselt ei tea ka, eks, et millal see olukord saab lahendatud. Et väga raske. Aga siin me oleme, ma arvan, viimase 2-3 aasta jooksul treeninud inimesi ja koolitanud ja veel protsesse läbi mõelnud ja selgitanud, et kuidas see info liikumine ikkagi oleks sellistes olukordades võimalikult hea ja kuidas klienditeenindaja võiks käituda ja mida vedurijuht peab tegema. Et neid asju me oleme siin viimasel ajal ikkagi väga palju treeninud ja väga palju läbi käinud. Aga nagu mu vanaisa ütles, et tegijal juhtub nii mõndagi, magajal mitte essugi. Aga sa tulid eraettevõtlust riigiettevõttesse. Jah. Miks sa seda tegid ja kas sa kahetsed seda? Ei, ma ei saa ka öelda, et ma kahetseks seda, et kõik see kogemus, mis on kaasnenud just ja need nüansid siin riigiettevõttes, et sa päriselt lõpuni oma, kuidas ma ütlen, lõpuni teha seda, mida sa ise tahad, eks. et sul on siin väga palju osapooli, kellega sa pead läbi rääkima ja lisaks ka päris palju sellist lobitööd tegema, et üldse mingit poliitilist aktsepti saada teatud asjadele, et see on kindlasti avardanud maailmapilti päris palju õppimist ja enesetäiendamist pakkunud ja see kõik on põnev olnud. Aga järgmine töö on sul kindlasti jälle eraettevõtlus. No ei, kui päris aus olen, siis ma ei ole isegi mõelnud selle peale, et ma praegu ikkagi olen täiesti 100% Elronis ja ma päriselt tahaks seda asja teha paremaks. Et üks asi on see, mis reisijatele välja paistab, aga teine pool on ju see, et meil on majas üle 360 inimese ja see arv kasvab päris kiiresti, et need 16 rongi kõik liikuma saame, siis see arv on õige pea üle 400. Et me peame ka vaatama, et nendel inimestel oleks head töötingimused ja nad oleksid, päriselt tahaksid meil töötada ja lisaks veel siis suudaksid klientidele head teenust osutada. Et see on omaette väljakutse, et kuidas seda tiimi ühtsena hoida, kui see maja nii suureks läheb. Ja teiseks siis meil on täna ju probleem Pääsküla depooga, kuhu me rongid enam ära ei mahu, et 16 võib-olla tundub numbrina väike, aga arvestades seda, et meil täna on 38 rongi, siis Veeremi park kasvab üle 40%, eks.
ja see tähendab seda, et Pääsküla depoo jääb meile väikseks ja siis me oleme siin viimased 2 aastat näinud vaeva, et leida uus koht meie depoole ja saada siis päriselt ka riigi poolt rahastus, et uut depood võiksime ehitama hakata. Kus see saab olema? See saab, ongi, täna on hea meel öelda, et see, kui riigi eelarvestrateegia nüüd Riigikogust kinnituse saab, siis uue depoo ehitus ja selleks ette nähtud vahendid on seal sees ja see tuleb siis Suur-Sõjamäe tee äärde, seal kus on Coopi keskladu, sinna kanti ja see tuleb koos siis Rail Balticu depooga, et need peaksid valmima sünkroonis, ühel pool raudteed on Rail Balticu depoo ja teisel pool raudteed siis Elroni uus depoo ja need 2 maja siis saavad olema omavahel ühendatud galerii või tunneliga, et sama personal saaks mõlemal pool raudteed siis toimetada. Ja mis see maksma läheb? See tänane hinnanguline maksumus kogu kompleks koos Rail Balticuga on 125 miljonit eurot, millest suur osa tuleb ka Euroopa Liidu fondidest. Viimase teemana käsitlekski korra seda Rail Balticut, et milline saab olema Elroni roll selles Rail Balticu müsteeriumis, mis praegu meie silme ees lahti rullub? No ütleme nii, et täna on meie jaoks toimunud päris suur areng, et meile on antud konkreetne ülesanne hakata veeremi hanget ette valmistama. Lähipäevadel läheb üles ka töökuulutus, kus me hakkame otsima siis projektijuhti Eesti kõige kiiremate rongide hankimise hanget ette valmistama ja seda hankeprotsessi ja rongide tootmist ja siin juurutamist liikluses nii-öelda juhtima ja seda kogu projekti omama. Et sellega hetkel oleme just alustamas ja tahaks niimoodi, et järgmise aasta keskpaigas me saaks hanke välja kuulutada, et riigisisest veeremit hankima. Me oleme rääkinud siin ligemale tund aega juba. Ma reisijana küsin enda lõbustamiseks viimase küsimuse. Eelmine aasta sain sõita Jaan Pehki luuletuste najal ja mitte ma peatusi maha magada, et kuidas te sel aastal üritate seda üle trumbata, et kas Jaan Pehk tuleb päriselt jõuluvana mängima rongi? No selleks peab rongiga sõitma, et siis saab teada, mis jõuluajal toimub. Aga andke aimu ometi, et meelitada inimesi rongidele. No ma usun, et kindlasti väike üllatus on ka sellel aastal plaanitud. Aga sellega ongi väga tore lõpetada. Ma soovin nii teile isiklikult kui ka Elronile ilusat jõulukuud ja ütlen omalt poolt aitäh kõikidele Ärikäigu kuulajatele. Aitäh! Aitäh! Ärikäik. Aitäh, et kuulasid seda podcasti. Kui sulle see saade meeldis, oleksime väga tänulikud, kui võtaksid selle hetke ja jagaksid seda sotsiaalmeedias.